Tere päevast siit Eleringist, tere tulemast varustuskindluse konverentsile. Head energeetikahuvilised, kes te olete täna kogunenud ekraani taha, siis kas Eleringi koduleheküljel või ERR-i portaalil. Me avame oma varustuskindluse konverentsi, kus meil on 3 peamist ettekannet, aga sellest võib-olla hiljem. Elering on Eesti elektri- ja gaasi süsteemi haldur ja me kanname varustuskindluse vastutust. Me vastutame selle eest, et eestlastel tuled põleksid ja toad oleksid soojad. Meie visioon on teha seda kliimaneutraalsel moel ja toetudes digitaalsetele lahendustele. Igal aastal on meil seadusest tulenev kohustus anda välja varustuskindluse aruanne. Nii ka sellel aastal just ahjusoe aruanne on valminud, mida saab näha siis Eleringi veebilehel. Igal aastal, ka pärast aruande valmimist, oleme teinud konverentsi, kus me oleme siis lähemalt neid põhisõnumeid ja analüüsi järeldusi tutvustanud. Täna on see konverents digitaalne ja me saame seda näha läbi veebi. Oluline ka mainida, et me vahetult enne varustuskindluse konverentsi tegime 3 webinari. 3 spetsiifiliselt tehnilistele küsimustele keskendunud webinari, mis toimusid siis novembrikuus ja mis käsitlesid 3 teemat. Üks oli siis see, et millisena võiks välja näha Eesti valitsuse poolt kehtestatav varustuskindluse norm. Millised on võiksid olla need parameetrid, piirangud ja võimalused. Teisena me käsitlesime nendel webinaridel seda, et milline on Euroopat hõlmav varustuskindluse analüüs, mis on jällegi need põhitähelepanekud sellest analüüsist. Ja kolmandana me rääkisime võimsusmehhanismist. Me rääkisime sellest, millised võiksid olla lahendused juhuks, kui analüüsid näitavad, et meil ei ole piisavalt varustuskindlust tagatud. Need olid 3 teemat 3 webinaril. Me oleme tänulikud, et neid jälgiti, aga neid saab ka tegelikult järele vaadata, et samamoodi Eleringi veebilehel on olemas link, kus on võimalik neid 3 webinari, tehnilist webinari järgi vaadata. Aga tagasi tänasesse. Täna siis varustuskindluse konverentsil on meil 3 ettekandjat. Taavi Veskimägi, Eleringi juhatuse esimees, alustab. Siis on meil Thorsten Wertmann Brüsselist, Euroopa Komisjoni energiavoliniku kabineti liige. Ja kolmandana räägib Jukka Ruusunen, Soome elektrisüsteemi halduri Fingrid president ja tegevjuht. Kuidas me kodukord on? Kodukord on selline, et ettekanded on siis kuskil 30-20 minutit, Taavil 30 minutit, teistel 20 minutit, pärast mida oleksime väga tänulikud, kui te esitaksite küsimusi, mida me näeme siis veebi vahendusel. Me sooviksime näha pigem üldisemaid küsimusi, kuna webinaridel me rääkisime juba üsna tehniliselt, aga kuidas siis need küsimusi esitada saab? Et Eleringi koduleheküljel on küsimuste esitamise moodul ja selleks, et teiste esitatud küsimusi näha, aga ka ise küsimusi esitada, on vaja ennast ka külalisena sisse logida. Selleks vajutage log as a quest nupule, pange enda nimi, mida te soovite kasutada, ja sellisena oletegi sisse loginud ja te näete teiste küsimusi ja saate ise oma küsimusi esitada. Mis puudutab välisesinejaid, siis te saate küsida nii eesti kui inglise keeles. Kui küsite eesti keeles, siis loomulikult me tõlgime need küsimused vastavalt. Ja sellega ma arvan, et võikski anda sõna Taavile. Et alustame siis oma konverentsiga ja hakkame jooksma. Palun. Ja aitäh, Annes. Tere päevast kõigile energiavarustuskindluse huvilistele, et tavaliselt me oleme rääkinud energiavarustuskindlusest kevadel, kui päevad on pikad ja õues on soe. Võib-olla siis ei olegi see teema nii palju huvi pakkunud, kuna niigi on hea ja soe ja valge. Nüüd on pime ja külm, võib-olla varustuskindluse tutvustuse aeg on just selline, kus ka teema pakub siis selle võrra rohkem huvi, kuna valgus ja soojus on meile midagi sellist, mis on olulised. Ja ma
pealkirjastasin oma tänase ettekande siin varustuskindluse konverentsil selliselt, et kust tuleb kodudesse elekter, sest just see on olnud küsimus, mida viimase aasta jooksul on ju ühiskonnas palju küsitud, õigustatult küsitud, sest ilmselgelt, kui ei ole elektrit, ei ole midagi. Tänapäeva ühiskonnas elekter on kogu ühiskonna toimepidevuse alus ja Eleringi vastutus ja kohustus on tagada elektri olemasolu, aga teiselt poolt anda ka ühiskonnale kindlustunne, et mitte ainult täna, vaid ka tulevikku vaatavalt on elekter olemas. Ja me oleme selle viimase aasta jooksul üsna palju sellesse varustuskindluse analüüsi panustanud ja panustanud just võimekusse mitte ainult Eesti, aga kogu regiooni, kogu Euroopa süsteemi piisavust analüüsida, et paremini mõista seda, et kas tegelikult nende ühenduste taga, mis Eestil on teiste riikidega, on ikka olemas need elektrijaamad, mis antud ajahetkel elektrit toodavad. Ja kui te vaatate meie varustuskindluse aruannet, siis kindlasti see süsteemi piisavuse peatükk on sel aastal oluliselt sisulisem, oluliselt analüütilisem, mis võiks anda nii meile, aga ka kõigile teistele Eesti ühiskonnas seda kindlustunnet, et me tõesti teame, et see on parim teadmine ja informatsioon selle kohta, et kuidas nii Eestis, regioonis kui Euroopas on elektrivarustuskindlus tagatud. Ja ma just tahaksin rõhutada seda teadmise poolt hästi oluliselt siin, et eks selle aasta jooksul ja ka varem on olnud karjatusi meedias ja ka eravestlustes, et vaadake, et siin-seal pannakse üks või teine elektrijaam kinni ja kohe selle tulemusena on tekkinud arutelu, et kas nüüd kustuvad tuled ka Eestis. Et Euroopa elektrisüsteem, Euroopa elektriturg on palju komplekssem kui üks elektrijaam või üks elektriühendus. Ehk et me tahaksimegi anda selle ettekandega just seda kindlustunnet, et selles väga kompleksses süsteemis neid elemente, millele tuginevalt me saame öelda, et varustuskindlus on tagatud, on palju enam ja suure süsteemi puhul ühe elemendi ka süsteemist väljaviimine ei mõjuta veel süsteemi kui terviku talitlust. Öeldes seda ja võib-olla hinnates, et ei ole kindel, kas kõik jõuavad kogu meie tänast ettekandeid ja konverentsi lõpuni vaadata, ma võib-olla summeeriksin oma ettekande kohe sissejuhatavalt, et mis need põhilised sõnumid on, et kõik need, kes ei viitsi edasi minu juttu kuulata, saavad ka selle põhisõnumi kätte. Põhisõnum on see, et Eesti elektrivarustuskindlus on vähemalt kuni 2030. aastani tagatud. Seda siis nii tõenäosuslike kui deterministlike analüüside põhiselt, seda nii tavaolukorras, kui energiaturg üle Euroopa toimub, kui ka kriisi olukordades. Kui me nüüd räägime konkreetselt, et millest siis varustuskindlus koosneb, siis loomulikult tarbijat Eidaperes ei huvita see, et mis on põhjus, miks tal tuled ei põle, et kas pole elektrijaama, mis seda elektrit toodab, ülekandevõrk on mittepiisav või rikkeline või jaotusvõrk on mittepiisav ja rikkeline või vastupidi või ka on elektrisüsteem langenud küberründe ohvriks ja süsteem on võetud maha. Ehk et me vaatame varustuskindlust sellise 4 elemendi põhise süsteemina ehk süsteemi piisavus, mis tähendabki siis tootmis- ja ülekande
võimsuste piisavust, süsteemi töökindlust, et on olemas reservid ja me suudame reaalajas süsteemi opereerida, võrgu piisavust, et võrk on piisavalt suur, piisavalt jäme, on juhe ja rikkelisus on kontrolli all selleks, et elekter viia tarbijani ja lõpuks siis küberturvalisus, et ka küberdomeenis oleks energiasüsteem, elektrisüsteem kaitstud. Ja kui nüüd vaadata, et kõigi nende 4 komponendi põhiselt, siis tõesti see kõige olulisem pool, millest me oleme sel aastal kõige rohkem rääkinud ja mille suhtes on ka kõige suurem huvi olnud, süsteemi piisavus, siis olgu öeldud, et Eesti selline planeeritav tiputarbimine on circa 1600–1700 megavatti. Meie välisühenduste suurus peale 3. Eesti-Läti liini valmimist on circa 2500 megavatti, mis siis tähendab seda, et Eesti on hästi ühendatud. Põhimõtteliselt kõik need elektrijaamad, mis ka Eestist väljaspool on Eesti tarbijale läbi elektriühenduste kättesaadavad. Me oleme hästi ühendatud riik, me oleme viimasel kümnendil massiivselt panustanud ja panustame jätkuvalt välisühenduste ehitamisse. Ja mitte, et need ühendused ainult oleksid seal, vaid need ühendused on ka töökindlad, et viimasel kümnendil Eleringi võrgu töökindlus on olnud eeskujulik 99,9%, mis tähendab seda, et see tõenäosus, et elekter ei jõuaks suurematesse tarbimiskeskustesse läbi põhivõrgu elektrijaamast on väga-väga väike. Mis toobki mind järgmise punkti juurde, et kui meil on olemas piisavalt jäme juhe, siis juurdepääs Euroopa teistele elektrijaamadele, mis on ka Eestist väljas, on selgelt olemas. Ja on olemas selline asi nagu Pan-European Market Modeling Database, kus siis sisuliselt on kõik Euroopa elektrijaamad, kõik Euroopa elektriühendused üles loetletud ja me täitsa rida-realt võtsime ja summeerisime siis kogu kindla tootmisvõimsuse ehk siis planeeritava töötsükliga tootmisseadmed või siis tuuleenergia puhul me vaatasime erinevatel kliimaaastatel, kui palju on tuult Euroopas kokku alati olnud kättesaadav ja see number on 16% installeeritud võimsusest. Ehk et see kindel tootmisvõimsus, mille peale me saame talvisel tiputarbimise ajal loota, on Euroopas kuskil 800 gigavatti, tuues võrdluseks, et Eesti täna selline kättesaadav kindel tootmisvõimsus on 1,7 gigavatti. Lihtsalt andmaks tunnetust nende numbrite suurusjärkude osas, et kui me kuuleme, et kuskil pannakse 1 gigavatt tootmisseadmeid kinni, siis ei tähenda see seda, et kogu Euroopas tootmisvõimsuste tase märkimisväärselt langeb. Ja seda siis kuskil 700 gigavatise tiputarbimise võimsuse juurde. Ehk see sõnum on see, et Euroopas ka 2030. aastal on tootmisvõimsuseid, kindlaid tootmisvõimsusi tootjate enda poolt esitatud informatsiooni põhiselt oluliselt enam kui siis Euroopa tiputarbimine antud ajahetkel. Ja kindlasti hästi oluline, kui proovida jälgida ka seda avalikku arutelu Eestis, siis on kindlasti täiesti ekslik ja väär arusaam see, et
taastuvenergiapõhised tootmisseadmed ei panusta varustuskindlusesse, ka need tootmisseadmed panustavad olulisel määral ja kasvavalt varustuskindlusesse. Et nii nagu Hannes juba sissejuhatavalt ütles, siis Eleringi vastutus on varustuskindluse vastutus ja me oleme defineerinud enda visiooni, et me peame tagama Eesti tarbijate varustuskindluse kliimaneutraalsel moel ja digitaalsete tööriistade toel, toetades Eesti majanduse konkurentsivõimet, mis siis tähendabki seda, et me oleme valmis selleks, et tulevikus enamus tootmisseadmed, mis elektrisüsteemis on inverterpõhised ja mitte planeeritava töötsükliga, et me peame suutma süsteemi opereerida, ehk siis see üks varustuskindluse sammas, süsteemi töökindlus, ka sellise elektrisüsteemi juures, aga teiselt poolt me peame silmas pidama ka Eesti majanduse konkurentsivõimet, mis toob mind olulise mõtte juurde, et on olnud küsimus, et kas ei peaks toetama tootmisseadmeid selleks, et nad oleksid igal juhul olemas Eestis, mitte kuskil mujal, siis see analüüs väga selgelt, mille me oleme teostanud koos kõigi teiste Euroopa Eleringidega ja mida me siis oleme ise täiendavalt veel erinevate analüüsidega täiendanud, on täna toonud meid arusaama juurde, et Eesti tarbijate varustuskindlus on tagatud ja ei ole mingisugust põhjust koormata sarnaselt taastuvenergia tasule tarbijaid täiendava tasu maksmise kohustusega, et kompenseerida tootjatele niinimetatud puudujääva tulu probleemi. Sest ilmselgelt loomulikult tootjate jaoks analoogselt taastuvenergia toetusega kindel fikseeritud rahavoog on täna väga turbulentsel elektriturul midagi sellist, mille nimel on arusaadavalt kõik valmis väga palju panustama, et seda saada, aga me ei saa seda teha kergekäeliselt, kuna tarbijatena peame me selle lõpuks kõik kinni maksma. Aga nüüd järgnevalt ma vaataksin kõiki neid 4 komponenti, millest siis varustuskindlus koosneb, veidi lähemalt ja kõigepealt siis süsteemi piisavus, et veel kord proovida veenda antud järelduste usaldusväärsust, siis me oleme pannud siia slaidile metoodika kirjelduse hästi lühikeselt kokku võetuna, et kuidas siis üle-euroopaline tõenäosuslik analüüs on tehtud, et see on tehtud Monte Carlo simulatsioonina, kus sisuliselt siis on võetud 35 erinevat kliimaaastat, 20 erinevat juhuslikku avariiprofiili ja selleks, et vältida ühe või teise analüüsi tööriista süsteemset viga, on sisuliselt sedasama informatsiooni hulka käitatud 5 erineva simulatsiooniprogrammiga, et saada kindlustunne, et tõesti sellel konkreetsel opereerimistunnil on elektrivarustus tagatud. Ehk et see võiks anda seda kindlustunnet, et on olemas elekter nendel konkreetsetel ajahetkedel ja me saame sellele uuringule toetuda. Teiseks, mis on hästi oluline, mida siin juba ka varasemalt webinarides küsiti, ehk et kas see metoodika vastab nüüd viimasele Euroopa regulaatorite organisatsiooni suunistele, siis see
metoodika, mida Acer ehk siis Euroopa regulaatorite organisatsioon on kehtestanud, on kehtestatudki ENTSO-E ehk siis Eleringide katusorganisatsiooni ettepanekul ja ka see metoodika, mida me siin täna oleme kasutanud, on põhimõtteliselt kooskõlas sellega, mis on siis Aceri soovitus. Ja teiseks need tulemused, mis siis selle tagajärjel, selle metoodika tulemusel on tekkinud, on põhimõtteliselt samasugused täna, kui nad oleksid siis, kui rakendada Aceri poolt ette pandud metoodikat. Kolleegid, vabandust, üks moment tasa, väga ebameeldiv on rääkida. Et see on nagu ääretult oluline teadmine, mida me saaksime siit võtta kaasa siis selleks, et olla kindlad nende tulemuste osas. Nüüd rääkides tulemustest endast, siis selle tulemuste analüüsil võime julgelt öelda, et turupõhine varustuskindlus on Eestis tagatud nii 2025. kui 2030. aastal ehk sisuliselt aastas keskmisena siis 8760 tunnil jääb andmata 0,14 gigavatt-tundi elektrienergiat, mis siis circa veidi vähema kui 9000 gigavatt-tunnise Eesti aastatarbimise suhtes on täiesti olematu suurus ja see keskmine 0,8 tundi, kui siis turu sulgemise tagajärjel tootmine ei kata tarbimist, et see on olulisel määral alla kavandatava Eesti varustuskindluse standardi 9 tundi ja see 9 tundi on siis see optimaalne tase, kus tarbimise allakoormamine on sotsiaalmajanduslikult ühiskonnale efektiivsem kui investeeringud uutesse tootmisvõimsustesse. Ja see kindlasti ei tähenda seda, et kui mingil tunnil selle analüüsi tulemusena tootmine ei kata tarbimist, et see tähendaks blackouti, kindlasti mitte, et me siin mõned aastad tagasi tegime TalTechiga koos Eesti juhitava tarbimise uuringu, mille tulemusena sõltuvalt aastaajast on Eestis kuskil 200 kuni 400 megavatti juhitavat tarbimist. Siin praegult tootmise tarbimise tasakaalu arvestamisel ei ole tarbimise paindlikkusega arvestatud mitte üldse, mis tähendab kindlasti seda, et võttes arvesse seda, et teatud turuhinnasignaalide juures kindlasti on olemas süsteemis paindlikkus, siis võib väita, et tootmise tarbimise tasakaal on igal ajahetkel tagatud. Ja suur osa sellest potentsiaalsest probleemist, et tootmine ka mitte paindliku tarbimise korral ei kata tarbimist täies mahus, lähtub Leedust ehk et suur energia puudujääk potentsiaalselt 2030. aastal Leedus mõjutab ja kandub üle ülekandevõimsustega meile. Aga kui vaadata, et mida Leedu head kolleegid on teinud, siis Leedu on enamus soojusjaamasid, mis neil on sulgenud, kogu Kronju hüdropumpjaama võimsus on samamoodi jäetud reservi, aga isegi sellisel juhul Leedu potentsiaalne tundide arv ei küündi, kus siis ei ole tootmise tarbimise tasakaal tagatud, ei küündi üle varustuskindluse normi 8 tunni. Nii et me oleme veidi
ütleme, skeptilised selle arvutuse üle, mis Leedus on tehtud ja päris lõpuni ei usu, et elektriturg selliseks kujuneb, sest täna ma loodan, et me oleme üsna lähedal juba sellele, et mitte kõik Balti riigid ei hoia oma reserve eraldiseisvalt, vaid me jõuame reservide jagamiseni Balti riikide vahel, mis siis tähendab seda, et vähem võimsusi on reservis, rohkem võimsusi on turul ja sellest tulenevalt ka see potentsiaalne tundide arv, kus tootmise võimsused ei kata Leedus tarbimist, on oluliselt väiksem. Nüüd tulles juba siin sissejuhatavalt öeldud sellise deterministliku vaate juurde, et kui me oleme löönud kõik tootmis- ja tarbimisvõimsused kokku, siis siin on täpsemalt need konkreetsed võimsused, mida me oleme arvestanud, et lihtsalt ka auditooriumile näidata, et kuidas tegelikult need tootmisvõimsused siis soojuselektrijaamade, hüdro- ja tuuleelektrijaamade vahel kindlate võimsustena jagunevad. Ja olgu veel kord öeldud, et mida rohkem on mitteplaneeritava töötsükliga tootmisseadmeid, seda tõenäolisem on see, et hinnad on volatiilsed ja tekitavad selge majandusliku stiimuliga salvestus- ja tarbimise juhtimise võimekuse loomiseks. Et kindlasti tuleviku elektrisüsteemis ei ole mitte nii, nagu ajalooliselt on olnud ja natuke, nagu me vaatame veel täna, kogu varustuskindlust, et tootmine peab katma ära sellise mittepaindliku tarbimise, siis kindlasti tulevikus üha rohkem ka tarbimismuster hinnasignaalide järgi lähtub tootmisvahendite kättesaadavusest ja tootmisseadmete poolt turule tehtavatest pakkumistest. Hästi lühidalt ka siis lisaks sellisele turupõhisele ja stsenaariumile, mis on absoluutselt kõige tõenäosuslikum, oleme me vaadanud ka kriisitsenaariumeid ja olgu öeldud, et kindlasti kõige tõenäosuslikum kriisitsenaarium on see, kui siis circa 10 või täna juba 10 vahelduvvooluühendust Venemaa ja Valgevene elektrisüsteemiga ja Balti riikide vahel katkevad, et oleme vaadanud ka sellist olukorda ja arvestades, et see on ilmselgelt kõige tõenäosuslikum kriisitsenaarium, siis just süsteemi töökindluse vaates oleme oma süsteemi lähema 10 aasta perspektiivis valmistamas ette, et me oleksime võimelised Balti elektrisüsteemi ka saarestunud kujul eraldi Balti elektrisüsteemina juhtima ja siit ka mõned sellised olulised tähelepanekud pärast juba süsteemi töökindluse juures, aga põhimõtteliselt on tootmisvõimsusi ka selle situatsiooni põhiselt, kui me kaotame vahelduvvooluühendused Venemaa-Valgevenega, aga jäävad alles alalisvooluühendused Põhjamaadega ja Poolaga suutelised katma ära nii tiputarbimise kui olema valmis ka N-2 häiringuteks. Ja siis veelgi suurem stressistsenaarium on niinimetatud Balti hädaolukorra stsenaarium, kus siis lisaks vahelduvvooluühendustele katkevad ka alalisvooluühendused Baltikumi ja siis Põhjamaade ja Poola vahel. Sellises olukorras ei ole me suutelised kogu tarbimist katma, aga kodutarbimine, äri ja avalike teenuste tarbimine on kaetud, aga kujutagem ette sellist olukorda, kui nii vahelduvvooluühendused katkevad, kui katkevad ka alalisvooluühendused, et kui tõenäoline võiks selline olukord olla ja tõenäoliselt ka sellises olukorras on täiesti
arusaadav, kui osa tööstustarbimisest mingil hetkel on potentsiaalselt alla koormatud. Aga kui siiski selgub, et on probleem ja nii nagu siin eelnevat juttu oli, siis me teeme nüüd Euroopa süsteemi kindluse analüüsi igal aastal ja kui siis peaks selguma mingil aastal, et süsteemi piisavusega on probleem ehk süsteemi piisavus ei vasta, süsteemi piisavuse hinnang ei vasta elektrisüsteemi varustuskindluse normile, mis on Vabariigi Valitsuse poolt siis kinnitatav ja me oleme koos Konkurentsiameti Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumiga teinud ettepaneku, mida valitsus ei ole veel kinnitanud, et see võiks olla 9 tundi aastas, kui sotsiaalselt kõige optimaalsem, sotsiaalmajanduslikult kõige optimaalsem tase, et siis kindlasti me oleme valmis rakendama täiendavaid meetmeid selleks, et tagada varustuskindlus ja varustuskindluse normi täitmine. Et kindlasti, kui on jäänud ka selline mingil hetkel vale arusaam, et justkui Elering on elektrijaamade vastu, siis kaugeltki mitte, et kui Eleringi töö on tagada varustuskindlus, siis mida rohkem on elektrijaamasid, seda parem on varustuskindlust tagada, aga nii nagu öeldud, et me tahame seda teha sellisel kujul, et see ei koormaks liigselt Eesti elektritarbijaid, mis tähendab seda, et tuleb olla väga vastutustundlik võimsusmehhanismi loomisel, sest ühelt poolt on hea, et on täiendavaid võimsusi, aga teiselt poolt tulevad need täiendavad võimsused maksta tarbijatel läbi oma elektriarvete kinni. Ma siin isegi ei peatuks praegult ja räägiks ka võrgupiisavusest põgusalt, kuna elektrisüsteemi ja elektrivõrgu nii arendamine, koopereerimine on just Eleringi enda töö, siis me oleme oluliselt investeerinud Eesti elektrisüsteemi ja kuni 2025. aastani investeerime veel massiivselt sünkroniseerimise projekti raames, et kõrvaldada kõige süsteemsem risk Eesti elektrisüsteemi talitusele ehk siis sünkroontöö Venemaaga. Me oleme circa 300 miljonit investeerimas sünkroniseerimise projekti raames ja me teeme seda selliselt, et läbi selle võrgutasu ei tõuse ehk sisuliselt sünkroniseerimise projekti raames renoveerime liinid, mis oleks tulnud järgmisel kümnendil suuresti rekonstrueerida ka siis, kui me sünkroniseerimise projekti ei tee. Mis tähendab seda, et kindlasti sünkroniseerimine ja sünkroniseerimise projekt on Eesti elektritarbijale võrreldes sellise baasstsenaariumiga, kui me töötaksime koos Venemaaga, oluliselt odavam ja toob ka läbi võrgutasu säästu. Küberturvalisus, et see on kindlasti kasvav oht ja kõik energiasektori ettevõtted sellega tegelevad ja peavad tegelema. Me oleme endal siia ka Eleringi loonud oluliselt juurde küberturbe võimekust selleks, et saada nende ohtudega hakkama, sest tõenäoliselt kõige suuremad riskid just asümmeetriliste kriiside puhul tulevad läbi küberrünnakute. Olgu öeldud, et seni õnneks ülekandevõrgus küberrünnete tulemusena ei ole ühtegi kilovatt-tundi elektrienergiat andmata jäänud ja me oleme selgelt seadnud eesmärgiks, et nii see peabki olema ja siis vastavalt ka oma tegevused planeerinud. Ja viimane selline sammas varustuskindlusest ehk et siis seesama konkreetne opereerimise tund, mis siis on vaja selleks, et tagada elektrisüsteemi talitlus, et siin on üks võib-olla kõige olulisem mõte ja mõneti uus mõte, mida me ei ole väga palju kommunikeerinud ka meie Eesti
energiaturu osalistele, et sünkroniseerimise projekti käigus ja vaadates, et millised on need riskid kuni 2025. aasta lõpuni, kui me töötame veel sünkroonselt ühtse Vene energiasüsteemiga, aga tegelikult ka peale 2025. aastat kuni 2030. aastani, kui me mõneti õpime ja harjutame tööd koos Mandri-Euroopa kolleegidega osana Mandri-Euroopa elektrisüsteemist, siis selleks, et tagada selle kõige keerulisema kriisi puhul, mis siis on Balti elektrisüsteemi erakorraline saarestumine, valmisolek ka N-1 olukorras saada hakkama turvaliselt, nii et tiputarbimine, talvine tiputarbimine on tagatud, siis me näeme, et selleks on vaja Eestis omada 1000 megavatti kindlat võimsust ja see 1000 megavatti kindla võimsuse aritmeetika on selline üsna lihtne, et kui Balti elektrisüsteem saarestub, siis lähtuvalt Kott ja Poweri poolt sünkroniseerimise projekti raames tehtud uuringule tuleb meil kõik süsteemi elemendid koormata alla, siis mitte suurema kui 400 megavatise võimsuse peale, mis siis tähendab seda, et näiteks Estlink 2 tuleb alla koormata 400 megavatile ja kui Eesti selline planeeritav tiputarbimine näiteks aastal 2030 on seal kuskil 1600–1700 megavatti, siis üsna lihtsalt näppudel arvutades me saame, et kui 1000 megavatti on meil kindlat juhitavat võimsust, tootmisvõimsust olemas, Estlink 1 350 megavatti, Estlink 2 400 megavatti, siis kui üks nendest, mis katab siis ilusti Eesti tiputarbimise ära, kui üks nendest ka välja lülitub, siis on olemas meil piisavad reservid, Kiisa-Vari reserv elektrijaama näol ja teiste reservide näol Balti kolleegidelt, et see on just süsteemi opereerimise seisukoha pealt oluline, et see 1000 megavatti oleks tagatud. Täna see on tagatud, et teatavasti võrgueeskirjast lähtuvalt tootjad on kohustatud Eleringile esitama siis vaate oma tootmisseadmete olukorrast ja nende tootmisseadmete kättesaadavuse osas tulevikus ja täna tootjate poolt esitatud andmete põhiselt on Eesti elektrisüsteemis olemas 1000 megavatti kindlaid tootmisvõimsusi ka 2030. aastal. Kui nüüd peaks juhtuma olukord, et näiteks tootjad teatavad, et see kukub või tootjad teatavad, et nad sulgevad mingid tootmisseadmed, mis on täna arvestuses sees, siis see mehhanism, kuidas Elering käitub, on täpselt siin eelnevalt kirjeldatud, et me võtame selle informatsiooni aluseks uue Euroopa süsteemikindluse analüüsi tegemisel. Kui selle tulemusena selgub, et Eesti tundide arv, kus Eestis tootmine ei kata tarbimist, on üle 9 tunni, eeldusel, et valitsus kehtestab varustuskindluse normiks 9 tundi, siis käivitame juba järgneva protseduuri võimsusmehhanismi näol, milleks siis eeldatavalt on strateegiline reserv, kus siis me küsime riigiabi loa, teeme konkursi strateegilise reservi võimsuste osas, aga olgu öeldud, et strateegilise reservis osalevatele jaamadele on teatud heitmepiirangud ja strateegilises reservis olenevad elektrijaamad ei saa osaleda elektriturul. Ja ma vaadates ajapiirangut, et ma seda kokkuvõtet rohkem vast ei teegi, kui ütlen, et sellel aastal ja praegult me ei näe
mingit põhjust lisaks turupõhistele sammudele täiendavaid tarbija poolt finantseeritavaid samme astuda, aga kui näiteks järgmise aasta analüüs peaks näitama, et selline probleem on olemas, siis me oleme loomulikult koheselt valmis juba järgnevaid mehhanisme rakendama. Aitäh! Tänan Taavi põhjaliku sissejuhatuse ettekande eest, et tuletan meelde siis, et küsimusi saab esitada, me oleme tänulikud kõikide küsimuste eest, küsimusi saab esitada Eleringi koduleheküljel varustuskindluse konverentsi all ja saate siseneda sinna külalisena. Aga juba on tulnud terve ports küsimusi, et hakkame siit siis jooksma. Üks küsimus puudutas metoodikat, analüüsi hindamise metoodikat, et kas ta on kooskõlas Euroopa Liidu regulaatori poolt oktoobris vastu võetud tootmispiisavuse määramise metoodikaga, aga mulle tundus, et see küsimus sai juba tegelikult ettekandes vastuse. Et kui lähme edasi järgmise küsimuse juurde, Andres küsib, et täna hommikuses pressiteates teatas Elering siis, et Eesti vajab saartalitluse langemise puhuks 1000 megavatti kindlaid tootmisvõimsuseid ning lähtudes tootjate esitatud andmetest on Eestil 2030 see võimsus olemas. Ja küsimus on, et kui lähtuda MAF 2020 aruande sisenditest, siis Eestis 25 ja 30 aastal 660 megavatti juhitavaid on tootmisvõimsuseid, aga samas juhitavate võimsuste lisandumist MAF ette ei näinud. Ja küsimus on siis, et kust tuleb ülejäänud vajalik võimsus saamaks täis 1000 megavatti? Esiteks, et mis puudutab siis seda 1000 megavatti tootmisvõimsusi, siis tõesti need tootmisvõimsused on meie varustuskindluse analüüsi põhiselt olemas 2030. aastal, nii et siis tulebki selgitada seda, et minu parima teadmise järgi on 2030 tootjate enda poolt esitatud informatsiooni põhiselt olemas need tootmisvõimsused Eesti elektrisüsteemis. Aitäh, Taavi! Märt Ots on küsinud, et tänas meeldiv ettekande eest ja küsis, et kas me võime väita, et varustuskindluse lähenemine on omamoodi uus. Me ei arvuta enam kokku riigis installeeritud soojuslikke tootmisvõimsusi ja et tulevik on elektriühendustel Euroopa Liidus ning tuulikute, päikesejaamade üheaegse teguri arvestamine. Ja aitäh, Märt, selle küsimuse eest, et tõesti me nüüd esimest korda lisaks tavapärase sellisele deterministlikule analüüsile, mida me alati oleme teinud ja mida Eesti elektri varustuskindluse huvilised on saanud aastaid vaadata, kus me oleme lihtsalt summeerinud võimsused ja võrrelnud neid siis tiputarbimise vastu. Viimastel aastatel oleme saanud seda Eleringi eestvõttel juba teha koos Läti, Leedu ja Soome kolleegidega, mis on andnud sellist täiendavat teadmist regiooni osas, siis sel aastal me liikusime sammu edasi ja tõesti vaatasime tõenäosuslikult tootmisvõimsuste kättesaadavust ja kindlasti nüüd, nagu ma ütlesin oma sissejuhatavas ettekandes, et see Aceri metoodika, et meie hinnangul, kui rakendada ka seda Aceri metoodikat, on tulemused samad, aga kindlasti kogu see voopõhine süsteemi modelleerimine sellises olukorras, kus on mitteplaneeritava töötsükliga tootmisseadmed on kindlasti kasvavalt oluline, et tõesti mõista, et antud hetkel, antud tarbimispunktis on olemas vajalik elektrienergia. Aitäh, Taavi! Ja Märt Otsalt veel üks küsimus. Et kui kaalul on võrdselt kaks aspekti, vaba konkurents ja kaupade vaba liikumine Euroopa Liidu asutuslepingu alusel või siis võimsusoksjon ehk riigiabi, et kumma kasuks tuleks otsustada, et mis on plussid-miinused?
No, pole saladuseks, et Elering on ilmselgelt turuusku. Ehk me kindlasti vähemalt Eleringi poolt vaadates ja nii nagu näeb ka ette Euroopa Liidu regulatsioon, et kõigepealt tuleb turutõrked kõrvaldada ja siis saab minna riigiabi andma läbi näiteks strateegilise reservi kehtestamiseni, et meie valik, kuna elekter on Euroopa ühtse siseturu kaup, siis kindlasti meie visioon ja vaade on olnud alati see, et ühtne Euroopa energiaturg, ühtne Euroopa energiavõrk on see, mis Eesti tarbijale toob kõige efektiivsemalt varustuskindluse, et Eesti on ilmselgelt liiga väike süsteem selleks, et igaks juhuks hoida tootmisvõimsusi enda tagaaias. Ja kui me nii mõtleksime, siis võiksime öelda, et miks me oleme selle circa miljard eurot investeerinud uute ühendusvõimsuste loomisesse, et ei saa kahte asja teha korraga, et ei saa korraga ehitada massiivselt ühendusvõimsusi ja samal ajal toetada siis tarbijate poolt tootjate tootmisvõimsusi, mis ei ole turupõhiselt konkurentsivõimelised. Jaa, 2 kiiret küsimust, me jookseme ajaga natuke nuppi, nagu ikka, aga 2 kiiret küsimust. Andres küsib, kui kaua suudab Eleringi hinnangul panustada Eesti varustuskindluse tagamisse põlevkivielekter? Ja ei ole ju muidugi mõtet käia, eks ole, nagu kass ümber palava pudru. Et kindlasti sellest 1000 megavatist, mis 2030 tootjate poolt esitatud on väga suur osa põlevkivi elektrijaamadel. Et me ei tahaks siin ise võtta seisukohta, et mis energiakandja, mis genereerimisviis on mis ajani jätkusuutlik. Et me arvestame sellega, et tootjatel on kõige parem arusaam selles osas, et mis tootmisseade, mis ajani nende käsutuses on ja me ei lähe selle varustuskindluse analüüsiga sinnamaani, et me mõtleme, et ahah, et põlevkivi sellel hetkel järsku ei ole enam turupõhiselt konkurentsivõimeline, tootja sulgeb selle võimsuse või sama käib, ma ei tea, kivisöe kohta või gaasielektrijaamade kohta, et me ei ole sellesse läinud, sellesse käsitlusse, me oleme võtnud tootja poolt esitatud informatsiooni aluseks, eeldades, et nemad teavad kõige paremini oma tootmisseadmete tulevikku, neil on see kõige parem hinnang ja mida meie saame teha, ongi lihtsalt see, et kui tootja ütleb, et ma panen need tootmisseadmed kinni, siis me võtame, kuna me teeme analüüsi iga aasta, mängime selle analüüsi samasuguse simulatsiooniga läbi, nagu ma siin rääkisin, ja kui siis selgub probleem, siis on piisav aeg sellele probleemile reageerida. Et me oleme ise Eleringi omanikuga leppinud kokku, et me 3 aastat ette peab olema igal juhul tagatud varustuskindluse normi täitmine, et kui vaadates praegult 2030 perspektiivi, siis on siin veel väga hulgi aastaid minna ja me usume, et isegi kui siin näiteks järgneva aasta jooksul keegi tootja annab teada, et tegelikult ma sulgen mingi tootmisvõimsuse, mis praegult on arvestuses sees, et siis on veel piisavalt aega korraldada nii strateegilise reservi oksjon, kui potentsiaalselt turutõrkeid likvideerides on kellelgi võimalik investeerida uutesse tootmisseadmetesse, mis siis turupõhiselt on konkurentsivõimelised. Aitäh, Taavi. Ja nüüd viimane küsimus, üsna kiire vastus, et kas Ain Laidoja küsib, kas vajalik 1000 megavatti kindlat võimsust sisaldab ka päikeseparkide poolt pakutavat?
See 1000 megavatti on praegult tehtud väga konservatiivselt, siin sees ei ole ei tuule ega päikese elektrijaamade tootmisvõimsusi. Aitäh, Taavi. Aitäh. Aga nagu ikka, küsimusi on rohkem, kui me jõuame vastata, et me siis adresseerime neid vastuseid ja küsimusi hiljem, ma eeldan. Jah, me võiksime seda isegi täitsa nii teha, et vastame siis neile läbi selle sama, ma ei tea, võib-olla isegi Eleringi siis enda kodulehe avalikult, et nii on võib-olla kõige õigem. Et kui ei jõua kõikidele vastata, siis proovime leida võimaluse. Aga igal juhul ma tänan küsijate küsimuste eest. Aitäh, Taavi, ettekande eest. Aitäh. Lähme oma varustuskindluse konverentsiga nüüd edasi. Järgmine kõneleja on Thorsten Wertmann, kes on siis nii-öelda meie mees Brüsselist. Ta on Euroopa Komisjoni energiavoliniku Kadri Simpsoni kabinetis, töötab ja ta tegeleb seal väga oluliste energiateemadega, näiteks nagu elektri siseturg, energiatõhusus ja ka muud teemad, mis on seotud kahe regionaalse initsiatiiviga nagu PEMIP ja sünkroniseerimine. Aga ettekande teema on siis varustuskindlusest Euroopa Liidu 2030 eesmärkide kontekstist. Tere tulemast, Thorsten, ja floor is yours. Tere hommikust, aitäh kutsumast, aitäh kõigile kuulajatele, et meil on see võimalus seda teemat arutada ja et ka Euroopa Liidu vaade lisaks kohalikule vaatele on siis päevakorda lisatud. Meie töös on just olnud üks tähtis verstapost. Esimene aasta on siis praegusel Euroopa Komisjoni koosseisul täis saanud. Üleeile möödus siis üks aasta töö algusest ja tegutseda on siis teisisõnu jäänud veel 4. Esimese aasta iseloomulikud algatused on tavapäraselt strateegiad, mis siis edasiseks teed sillutavad. Ja see edasine on siis tavapäraselt õigusloome ja muud konkreetsed Euroopa Liidu meetmed. Aga enne kui ma nende strateegiate ja meetmete juurde lähen ja nende mõjust Eestile räägin, siis ma arvan, et ei saa üle ega ümber sellest, et alustame pandeemia mõjudest majandusele, ühiskonnale ja energeetikasektorile. Et meie jaoks on see selline tavapärane töörežiim olnud, et Euroopa Komisjon alustab kriisikomisjonina. Eelmistest perioodidest on ka mälestused sarnastest situatsioonidest. Võitleme rahvatervise eest, kuid samas on kriisi esimestest päevadest alates olnud selge siht ka majanduse ja tööhõive taastamisele. Euroopa energiasüsteemid kriisiga, ma ütleks, on suurepäraselt toime tulnud ja suur osa sellest saavutusest kuulubki võrguoperaatoritele, kelle tõhus töö ja kelle töötajate igapäevane panus võimaldab mul siis seda järeldust täna teha. Kriis ei ole läbi loomulikult, aga tänu energiasektoris töötavatele inimestele ei ole varustuskindlus konkreetselt meile selle kriisi jooksul muret valmistanud. Me ei pea lõputult sellest kriisist rääkima, tõsi, aga ma tahaks välja tuua 2 aspekti sellega seoses, mis just varustuskindluse kontekstis tähelepanu väärivad. Esiteks loomulikult ongi energiasüsteemide tehniline vastupidavus ja mis on pandeemia aega iseloomustanud, on energiatarbe vähenemine ja seoses sellega taastuvenergia osakaalu suurenemine. Ja juhul, kui nüüd uusi andmeid ei ole vahepeal tekkinud, siis taastuvenergia, õigemini taastuvelektri rekord pärineb siis teisest Euroopa otsast Hispaaniast, kui
kui taastuvelektri osakaal ühel päeval oli 69% ja emissioonivaba tootmine kokku suisa 82,9%. Tuuleenergia osakaal sealjuures oli siis 46,6%. Ja kui me Euroopa Liidus plaanime aastaks 2030 jõuda 65%-ni taastuvatest allikatest elektri tootmisel, siis selle pandeemia kogemuse ja tänase teadmise pinnalt saamegi öelda, et elektrisüsteemide tehniline töökindlus on tagatud ka sellise taastuvenergia või taastuvelektri osakaalu juures. Ja teine oluline järelm kriisi puhul on teada-tuntud fraas, et head kriisi ei tohi lasta raisku minna. Isegi kui Euroopa Liidu eelarvest tervikuna rääkida ja 30%, mis sellest eelarvest tuleb kasutada kliimamuutustega seotud tegevusteks, siis ma kujutan ette, et kuulaja-vaataja jaoks võib see jääda kaugeks. Aga konkreetselt taasterahastu kasutamisel on ette nähtud siis 37%-ne miinimum investeeringuid kliimaneutraalsuse heaks. Euroopa Liidu taasterahastu kasutamise aluseks on riiklikud kavad ja tähtis ongi, et ka sellel liikmesriigi tasandil tuleb pidada kinni samast 37% nõudest. Euroopa Liidus tervikuna annab see rohepöördele 249 miljardi suuruse tõuke ja Eestile on taasterahastu ümbrikus 1 miljard, millest siis 37% arvutada on väga lihtne. See summa Eesti jaoks tuleb loomulikult lisaks tavapärastele struktuurivahenditele ja õiglase ülemineku fondile vastavalt 2,9 ja 0,3 miljardit. Mida Euroopa Liit, Euroopa Komisjon soovitab Eestile nende vahenditega ette võtta? Sõnumid on olnud üheselt mõistetavad: taastuvenergeetika edendamine, sealhulgas investeeringud elektrivõrkudesse ja salvestusse. Loomulikult elamumajandus ja küttesüsteemid ning transpordi dekarboniseerimine ehk siis 2 valdkonda, elamud, hooned ja transport, kus dekarboniseerimise edusammud on kõige tagasihoidlikumad olnud nii Eestis kui Euroopa Liidus. Need vahendid, mis Euroopa Liit annab Eestile kasutada, on loomulikult ajalooline võimalus asendada põlevkivienergeetika jätkusuutlike lahendustega. Just seda ma mõtlengi, et head kriisi raisku lasta ei tohiks. Põlevkivienergeetika on juba põgusalt jutuks olnud ja ma saan aru, et see tekitab debatti, kelle jaoks pole väljumine piisavalt kiire ja kelle jaoks teisalt on ohus töökohad ja omamaine energia tootmine. Ma tahaks siiski põlevkivienergeetikast rääkides teha kummarduse Eesti inseneridele, tänu kellele me räägime põlevkivijaamadest kui selgelt juhitavast võimsusest, mitte baaskoormuse katmisest. Ja see juhitav võimsus turupõhiselt oma rolli varustuskindluse juures täidab täna ja täidab ka lähitulevikus. Põlevkivitööstuse riskid loomulikult on teada ja need ei kao mitte kuhugi, süsinikumahukus ja keskkonnamõju laiemalt. Ja siinkohal muidugi ka üle korrata mul võimalik, et Euroopa Liit ei kirjuta jätkuvalt ette, milline peaks olema liikmesriigi energiaportfell ei tänaste lahenduste ega tuleviku suhtes. Ka see on aluslepingu säte, millega liikmesriigid saavad arvestada. Väljudes kriisist ja
minnes strateegiate ja tegevuste juurde, mis on Euroopa Komisjonil olnud algusest peale plaanis ja mida kriisisituatsioon ei ole kuidagi muutnud, vaid pigem nende olulisust suurendanud. Kohe on täis saamas ka 1 aasta Euroopa rohelise kokkuleppe avaldamisest. Ja veel tähtsamgi, 2030. aasta kliimaeesmärgi kava täpsustas septembris erinevate poliitikavaldkondade panuse kliimaneutraalsuse teel. Parem energiatõhusus loomulikult suuruses 36–37% lõpptarbimisest ja taastuvenergia osakaal 38–40% on vajalikud, et vähendada kasvuhoonegaaside emissioone 2030. aastaks 55%. Vaatame taastuvenergeetikat. Euroopa roheleppe strateegia alusel ja kliimaeesmärgi kava alusel esitab Euroopa Komisjon järgmise aasta juuniks paketi Fit for 55. See on siis nüüd ainuke fraas, mida ma ei ole suutnud eesti keelde tõlkida. Aga tegemist on õigusaktide eelnõude paketiga, millest üks osa taastuvenergia direktiiv vaatab teemat, mis Eestit puudutab väga otseselt. Biomassi säästlikkuse kriteeriumid, biomassi kasutamise säästlikkus puudutab otseselt Eesti taastuvenergeetikat, kui viimaste aastate jooksul pool või enamgi taastuvenergiast on toodetud just biomassist. Järgmise aasta taastuvenergia toetusest Elering samuti kulutab ligi pool 47% just biomassist ja biogaasist elektri tootmisele. Seega riigi roll ja vastutus selle valdkonna arendamisel on esmatähtis ja mõju tarbija rahakotile sealt kaudu samuti. Taastuvenergia direktiivi ülevaatamiseks on avalik konsultatsioon hetkeseisuga avatud, on avatud 9. veebruarini, nii et võimalus sõna sekka on hetkel kõigil. Biomassiga samas suurusjärgus Eestis on tuuleenergia tootmine ja siin on potentsiaal suur nii Euroopas kui Eestis. Euroopa Liidu avamere tuuleenergia kasvu me näeme lähikümnendil praeguselt 12 gigavatilt 60 gigavatile ja sajandi keskpaigaks võiks see võimsus ulatuda 300 gigavatini. Läänemere potentsiaal seal juures on 93 gigavatti, mis võiks siis otse või läbi ühenduste Eesti varustuskindlust tulevikus tagada. Ja kontseptuaalselt tõsi käsitleme tuuleenergiat täna mingis osas juba ka kindla võimsusena. Euroopa Liidu strateegia selles valdkonnas on värskelt avaldatud 19. novembril ja PEMIP-i piirkonna poliitiline deklaratsioon ning merevõrgu arendamise algatus näitavad rohelist tuld selle valdkonna arengutele. Teine aspekt, mis siis Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu tegevuse puhul suunab liikmesriike oma energiasüsteeme ajakohastama ja on varustuskindluse teine oluline dimensioon taastuvenergeetika arengu kõrval on juhitav ja paindlik tarbimine. Energiatõhususe eesmärgid ja kohustused aitavad ühest küljest kaasa loomulikult kliimaneutraalsuse saavutamisele.
Aga teisalt on tarbimise juhtimine võimalus ökonoomse energiasüsteemi loomiseks ja aitab nii vältida tootmisvõimsuste ja ka ühenduste üledimensioneerimist. 8. juulil avaldasime lõimitud energiasüsteemi strateegia, mis on õigupoolest kavand, kuidas rakendada erinevaid energiakandjaid ja allikaid kõige kulutõhusamal viisil kliimaneutraalsuse saavutamiseks. Ja selle kavandi lähtekohaks on just energiatõhusus eelkõige põhimõte. Varustuskindluse tehnilise normi kehtestamine ja pikaajaline elektrisüsteemi hinnang võivad olla aluseks võimsusmehhanismi planeerimisele, kuid tegelikult tuleb samas üle vaadata ka elektrituru toimimine. Ja tänases arutelus peaks sealjuures olema esikohal just küsimus, miks tarbimise juhtimine elektriturul olulisemat rolli ei mängi ja kuidas seda takistavad turutõrked eemaldada. Tähtaeg liikmesriikidele ses osas ja tervikuna elektrituru direktiivi rakendamiseks saabub nüüd kohe selle aasta lõpus. Ja Eesti vaatest juhitava tarbimise potentsiaali suurendab kindlasti kohalik teadmine ja kogemus digilahendustega. Lähiaastatel töötame ka meie puhta energiapaketi rakendamiseks vastavate võrgueeskirjade ettepanekutega ning samuti on järgmisel aastal plaanis avaldada tegevuskava, mis koondab siis energiasektori digitaliseerimise praegused ja tulevased tegevused. Lisaks mainitud lõimitud energiasüsteemi strateegia on tõstnud rambivalgusse puhtad gaasilised kütused, millega on samuti võimalik ja millega peaks varustuskindluse tagamisel arvestama. Kui tänase arutelu perspektiiv on aasta 2030, siis just sel ajal tulevikus võiks ka taastuvenergial põhinev vesinikumajandus konkurentsivõimeliseks muutuda. Eleringil ühendsüsteemi operaatorina on loomulikult hea positsioon lõimitud energiasüsteemide loomisel. Samas ei pea ka puhast gaasilist kütust 10 aastat ootama, vaid kohalikul biogaasi tootmisel põhinevad lahendused töötavad juba ka täna erinevate murekohtade mainitud transportihoonete lahendamisel. Ja kolmas aspekt, võib-olla kõige olulisem, võib-olla harjumuspärane, võib-olla kõige ajaloolisem muudatus Eesti energiasüsteemi jaoks üldse. Euroopa Liidu jaoks, samamoodi nagu Eesti jaoks, samamoodi nagu Baltikumi jaoks, on piirkonna sünkroniseerimine Mandri-Euroopaga jätkuvalt äärmiselt oluline poliitiline prioriteet. Oktoobri alguses saabus otsus järjekordse rahaeralduse kohta. Kui rahastamisvooru kogu eelarve oli circa 1 miljard, siis sellest 720 miljonit on rahaeraldus sünkroniseerimise teise etapi rahastamiseks. Seega see poliitiline prioriteet siinkohal ei ole sõnakõlks, vaid see on reaalne tugi, mida Euroopa Liit ühenduste tugevdamisele, projekti läbiviimisele on andnud. Koos eelmise aasta esimese etapi rahastamisega toetus sünkroniseerimisprojektile ületab juba 1 miljardi euro suurust. Samuti on siis Harmony Link, mis tulevikus Leedut ja Poolat ühendab, on siis suurim üksikprojekt, suurima rahastusega üksikprojekt Euroopa ühendamise rahastu energiaprojektide ajaloos. Ja kokkuvõtteks saangi öelda, et Euroopa Liidu
mõju energeetikas on teada. Taastuvenergia edendamine ja suurem energiatõhusus on aspektid, mida alusleping nõuab, soovib. Ja Eestil on suurepärane positsioon edusammudeks mõlemas valdkonnas ning lisaks ühendused Põhjamaade ja Poolaga. Ehk siis teisisõnu Eesti ja Baltikum on täieõiguslikud Euroopa energiasüsteemi osad koos sellest tulenevate õiguste ja kohustustega ning see on ka parim kontekst Eesti varustuskindluse arutamiseks ja tagamiseks. Aitäh! Suur tänu ettekande eest. Me võtame ka mõned küsimused, et hakkame siit siis ühest otsast pihta. Kõigepealt, kuidas näeb komisjon avamere tuuleparkide ja vesiniku rolli tuleviku varustuskindluse tagamisel? Just need avamere tuuleparkide mõttes ja te viitasite ka Harmony Linkile, mis ilmselgelt on ka oluline mängija Kirde-Poolas tuulemereparkide kontekstis. Jah, nagu öeldud, elektri varustuse seisukohalt loomulikult need suurusjärgud, mis siis fossiilsete kütuste nii-öelda väljaarvamisel tootmisportfellist, et need suurusjärgud, mis võivad puudu jääda Euroopa Liidus tervikuna, kui räägime, et ühendused annavad meile võimaluse kasutada ressursse teistes liikmesriikides, aga selge, et summa summarum siis ikkagi energiatootmine peab kuskil aset leidma. Et need suurusjärgud, mida me praegu nii-öelda valemist siis välja tõstame, ühtegi teist lahendust peale avamere tuuleenergia justkui silmapiiril ei olegi. Et ma ei taha minna kuidagi kaugemale sellest tehnoloogia neutraalsusest, et me ei otsusta turu eest ära, millised tehnoloogiad tulevikus peaksid varustuskindlust tagama. Aga meie analüüs küll näitab jah, et need 100 gigavatid tootmisvõimsust on siis avamerel olemas. Ja kui rääkisin taasterahastust, siis taastuvenergia projektide, üleüldse suurte energiataristu projektide tsükkel võib olla laias laastus 10. Ja taasterahastu kasutamise puhul on ajaline piirang ja on ka loogiline nii-öelda põhimõte selles, et neid kasutada ikkagi esimesel võimalusel. Nii et täna 2030 aasta perspektiivis hakata investeerima avamere tuuleparkidesse, taristusse, võrkude planeerimisega alustada on justkui täpselt õige aeg. Küsimus teine pool, vesinik ja siis elektrist gaasi tootmine. Seal on samamoodi siis 2030. aasta perspektiiv, nagu ka ettekandes mainitud, oluline, sest me umbes hindame, et kümnendi jooksul peaks taastuvenergiast toodetud vesinik muutuma turul konkurentsivõimeliseks. Ja seal on nüüd 2 aspekti, mis seda konkurentsivõimet mõjutavad. Üks on see sama massiivne, odava taastuvenergia kättesaadavus. Täpselt see sama avamere tuuleenergia. Kui see ressurss on turul saadaval, siis isegi kadude juures, mida vesiniku tootmisel peab arvestama, on siis võimalik seda ärimudelit näha, mis taastuv vesinikul lubaks turul konkurentsivõimeline olla. Ja teine pool siis vesiniku konkurentsivõimest
on elektrolüüsiseadmete, elektrolüsaatorite hind, mis võiks selle perioodi jooksul ka umbes poole võrra kukkuda. Nii et tuuleenergia liikumine merele on kindlasti täna tähelepanu nõudev valdkond. Kas me räägime sellest, et Euroopa Liidu eesmärgid on vaja täita, et on vaja Eleringil varustuskindlust tagada või räägime sellest, et inimestel kodus peaks tuled põlema. 2030 perspektiivis tuuleenergia lahenduste kättesaamiseks peaks tegevused algama tõesti praegu. Aitäh põhjaliku vastuse eest. Märt Ots on küsinud ja tänab veel kord hea ettekande eest. Milline on tuleviku nägemus? Kas Euroopa Liit võib 2050 pikas perspektiivis võtta suuna, et biomass ei ole taastuv energiaallikas? Ma arvan, et biomassi säästlikkuse kriteeriumid on tänase debati teema. Et kui biomassist laias kliimapoliitika kontekstis rääkida, siis loomulikult süsiniku ringluses ei ole kuidagi võimalik ignoreerida seda, et biomass taastub, seob süsinikku ja tõenäoliselt siin ütleme nii, et katse tõestada, et biomass ei ole taastuv energiaallikas, on keeruline isegi hüpoteetiliselt ette kujutada. Aga nagu ma ettekandes ka viitasin, et see maailm ei ole mustvalge ja milline biomassi kasutamine on siis õigupoolest jätkusuutlik. Ma olen ka täiesti veendunud, et asjaosalised ametnikud ja huvigrupid Eestis on ka täiesti selles arutelus täna sees. Ja meie jaoks on ka oluline periood ikkagi käsil, kus me esiteks oleme läinud avaliku konsultatsiooni juurde ja teiseks siis uuringute juurde, mis annaks meile mingisuguse baasi, et teha mingi laoks selle vundamendi, mille pealt teha siis õigusaktide eelnõude otsused järgmise aasta juunis. Nii et kui see küsimus niimoodi kas-küsimusena võtta, siis mustvalge vastus on see, et biomass loomulikult on taastuv energiaallikas, aga ja siis kõik see, mis tuleb pärast seda, aga kõik, mis puudutab säästlikkuse kriteeriumeid, siis seal on kindlasti arutelu käimas, millel Eestil on põhjust, kus Eestil on põhjust kaasa lüüa. Ja pikemas perspektiivis nüüd, millised on osakaalud biomassi kasutamisel või tuuleenergial või gaasilistel kütustel, et ka see on siis juba päris huvitav debatt ja ehk lihtne oleks öelda, et mida rohkem seda lihtsam on varustuskindlust tulevikus tagada. Täna meil justkui ei ole luksust, kui me oleme ambitsioonika kliimapoliitika eestvedajad, siis täna meil ei ole luksust kõrvale arvata lahendusi, mis süsiniku heitmega tegelevad. Ükspuha, milline see lahendus on, siis on see osa valemist. Meie tasandil tähendab see Euroopa Liidu tasandil laiemalt tähendab see seda, kõikide poliitikameetmete ülevaatamist, nagu öeldud, järgmise aasta juuniks, et see vaade ei piirdu biomassi säästlikkuse kriteeriumitega või taastuvenergia direktiiviga ja energiatõhususe direktiiviga. Et vastupidi, et kõik õigusaktid, millel on süsiniku heitmete seisukohalt oluline roll, et neid vaadatakse üle. Ja samamoodi ma arvan, et
et erinevad energiaallikad peaksid saama võrdse tähelepanu osaliseks, sõltuvalt loomulikult liikmesriigist, milline potentsiaal konkreetsel energiaallikal või kandjal kohalikes oludes on. Selge. Aga Torsten Wertmann, suur tänu veel kord meiega liitumast. Aitäh ettekande eest ja aitäh küsijatele veel kord. Ma tänan teid ja lähme oma konverentsiga nüüd edasi. Aitäh veel kord. Suur tänu ka minu poolt. Järgmisena on meil Jukka Ruusunen, kes on siis Soome elektrisüsteemi halduri Fingrid president ja juhatuse esimees. Jukka Ruusunen asus Fingrid juhi ametisse 2007. aastal ja on varem töötanud erinevates energiafirmades nagu Fortum ja Imatran Voima ning on olnud ka akadeemilisel tööl. Ta tegeleb energiamajandusküsimustega ka Euroopa tasemel, kuuludes siis Euroopa süsteemihaldurite ühenduse ENSO-E juhatusse. Esitlus on inglise keeles ja nagu ütlesin, küsimusi võite esitada nii eesti kui inglise keeles, et me vajadusel siis ka tõlgime pärast ettekannet. Good afternoon, Jukka Ruusunen. I hope you hear us well and welcome to our conference. The floor is yours. Hello. I hope you can hear me now. Excellent. Do you? We hear you well. Yes. And do you see my presentation? Yes, we do. Excellent. Because I'm not very good at using Zoom, but I hope this week works very well. So hello Taavi, hello Estonia, and greetings from Finland. I hope you are doing well during these very curious circumstances all over the world. So my presentation, the title of my presentation is Finland is on its way to climate neutrality, and I could put here and very fast, because we are aiming to be climate neutral already by 2035. And when you think about investments in grid, investments in generation, investments in demand, it's very soon, because the time lags in the investments are quite big. So in my presentation, I try to describe you what does this mean for Finland, how we understand it in Fingrid, and also what would be then the impact to the neighbors, and also how we cooperate together to achieve these climate targets in all the countries. So I hope you got excited by this introduction. Absolutely. The climate neutrality in Finland means that we are going to electrify the society even more. Traditionally, Finland is very much electrified when we think about heating, and then we have a lot of energy-intensive industry that is using electricity, and now we are going to take a next step, which will be very big. So we talk about massive electrification of industry, heating, and traffic to reduce basically all CO2 emissions from these sectors. And then what does it mean? It means that we are going to need a lot of more CO2-free generation. And in order for this to work, this is easy to solve in PowerPoint, but in order for this to work in practice, we need a very strong grid in Finland, and then functioning Baltic Sea and European markets, which means also a very strong regional grid all over the Baltic Sea area. The electrification, as I said, concerns industry, heating, and traffic. We are going to electrify in industry quite a lot, and it's about steel industry, which has a lot of CO2 emissions, and then we talk about hydrogen as a solution, sort of a media. We use electricity to produce hydrogen. Then in heating, it means that less sort of district heating generated via fossil fuels and more via electricity, for example, in the form of heat pumps. And also traffic, especially the normal traffic, is going to be
electrified quite rapidly, electric vehicles. And our industry has already now prepared roadmaps how we are going to move there. So this is not just sort of thinking, but there are quite realistic roadmaps up to 2035, how these targets could be achieved. And the result of this analysis is that this is doable, but it requires a lot of work, a lot of investments. So even this via these roadmaps, I have some numbers, but the consumption increase in electricity can be from 50% to even 100% up to 35, and that is a lot. Today, Finland is consuming something like 85 terawatt hours of electricity. The generation in Finland, if we want to fulfill all these needs, it will be sort of during this decade at least. It's two sources. It's nuclear power via the project Olkiluoto 3, which is also internationally very recognized because it has been delayed so much. But this will generate a lot of CO2-free electricity in Finland, and now the latest news is that Olkiluoto 3 will be commissioned by 2022, and then it starts to generate electricity. And it's one of the biggest nuclear power plants in the world. So it's massive increase in this fleet. And then during the past months and 1 or 2 years, we have seen a real wind boom in Finland. So now we get a lot of queries from wind power players, and the number is actually more than 70,000 megawatts at the moment, the potential project. Of course, this will not all be built unless there will be a demand, but it seems that the generation will not be the bottleneck, but it is the demand, how fast especially the industry is able to take the CO2 emissions away and electrify their processes. The wind is mainly onshore. Finland is a big country. We have a lot of space in land, which means that this wind is very competitive. It doesn't need any subsidies, so we trust that this will be market-based investments. When it then comes to offshore, we see that might be needed. Out of these 70,000 megawatts, only a couple of thousand is offshore wind. And when you see market-based development, of course, we start from onshore investments. But then, of course, in order to make this work, you need to have a very strong grid and functioning Baltic Sea and European electricity market. So it's again the question of this infrastructure. Hardware is the grid, and software is the electricity market that takes care that the electricity is flowing all the time into the right direction. And this market mechanism is steering production, demand, and utilization of transmission capacity, so that all over Europe we generate the electricity in the most efficient way. So these are sort of the two backbones which we need. I don't know any country in Europe that could go into the new future alone. So we are all dependent on each other. We have been, and we are going to be even more dependent on each other in the future. In Finland, Fingrid is a key player, of course, because if we fail to develop the infrastructure, there will not be these investments, not in the demand side, not in the generation. And in Finland, the attractive areas when it comes to wind power is in the northern parts of Finland. And northern part means there is the dotted line, it's called Kokkola-Kajaani in this figure. So northern Finland is north from that dotted line. And most of this capacity is now going up to the north. And we have to build a lot of
power lines connecting north to the south, because most of the consumption is in the south. Under that dotted line, it's more than 50% of the demand of Finland is under this line. Actually 80% under this line. So we have to get the generation from the north to the south, and we are carrying out big infrastructure transmission line project to get it down, and planning new ones. We have just upgraded our investment program for this decade. It's 2 billion euros, which actually is not a very big number if we compare to many other countries. But we believe that when we do this in an efficient way, we make the right investments, and then we don't have to go to expensive technology. So this will be enough. And then a lot of project connecting wind power, substations, more than ever. So this is the era of grid investments in Finland, bigger than ever before. Then we have to develop the electricity market and keep it running. We have programs and project in the Nordic area, balance management, and the coordination center for the Nordic countries. But actually this, for example, this balance management project in the Nordic aims to combine and integrate the balancing markets actually all over Europe. So that's why it's very closely also related to the development in the Baltic countries and in Estonia. So we are going to meet in the market soon also when it comes to balance management. And then the system operation to keep the lights on. We are prepared to very dynamic future, and it means that we are going to use more and more computers instead of human beings, because this will be a very hectic and dynamic market in the future with very big volatility in generation, even in real time. So the clean energy future, as said, needs zero emission generation, but that's not enough, because we have to have the triangle in place. It's zero emission, but still security. If we are going to be more electricity intensive in the future, so security of supply will be even more important in the future. And then the reasonably priced electricity. And that's why we think that we should rely on the market forces and rely on the innovations and less subsidies. And somehow we are a little bit worried about the development in Europe, where EU is pushing more and more subsidized generation in the market. It means that the electricity bills will go up in one form or another, directly in the bills or in the taxes. And then the message in order to fulfill all these three criteria is that no country can move into the new future alone. So we are going to be dependent on each other, and we have to work together in even better. And that's why we have a very good background, for example, bilaterally working with Finland and Estonia and Fingrid and Elering. We are the best friends. The Baltic Sea grid, of course, also needs development, and this is what we are doing together with the transmission system operators around the Baltic Sea, and seeing the sort of the big picture, what is needed in the future, both when it comes to wind, for example, onshore, but now we are going to focus also more on offshore to see the longer term future, and this also needs new types of cooperation, but we can use the existing organizations pretty much to plan the grid and see that this whole thing is working. So instead of just having national grids and national plans, we have to go even to sort of bigger regions. And of course, here we have to involve also other stakeholders and be in an active dialogue with our customers and authorities and all the stakeholders that are around us. So as a conclusion, my vision for the Baltic Sea region is that we have to work
closer together and having the strong voice from the north to Brussels. And then we are not good if we just work member state by member state, but having this real strong Baltic Sea voice to Europe. Then I think the ambition level should be that the rules of the game are pretty much the same with the rest of Europe via European legislation, but we must be the best in implementing those rules and develop the best regional wholesale market in the European Union. And also going down to retail market. So we are good at that, also developing retail markets, and this is where we can show example to the whole of Europe how this really works, and in the future also can work cross-border, for example, help via the data hubs that are now developed in different countries. Sector integration also to use the strengths that we have, and then we have solutions to power to X, power to heat, mobility, and using sort of the regional strengths to show to Europe how we can solve this problem and reduce CO2 emissions. And then we have been good from innovations to practical implementations, from PowerPoint to actual actions, and hope that we can continue that cooperation. So what we are doing here, we stand up for markets and innovations in the European Union. Thank you. Yes, thank you indeed for Jukka Ruusunen for this very in-depth presentation. And we already have several questions, so please hold the line, and we should go strictly into the questions already. So first from Mr. Märtots, and the question is next. The electrification of heating seems to be very challenging. What about the future of district heating in this context? Do you see declining of district heating and increasing of direct electrical heating in Finland? Actually, yeah, we have quite a lot of direct electrical heating outside the cities and quite strong district heating systems in the cities. And today it seems that you can combine district heating also with, you could say, electrical heating and heat pumps. And then also storages, because it's actually you are using here also renewables when you store, for example, warm water from the sea and use that in district heating like in Helsinki. So there will be new innovations, and I hope that this district heating infrastructure that has been built, which is very expensive, so can be used in an efficient way. But combining with these all new opportunities and with the opportunities that this electrification can bring. Thank you. Next question from Mart, and the question is next. Given the ambition of EU New Green Deal, would you support a vision of 100% wind power plus hydrogen storage Finland by 2050? Basically, no nuclear. I don't have actually opinions about nuclear as such. I think this destiny will be determined via the market forces. If we trust in the markets and innovations, so the best will win. And nuclear power is CO2 free, so that is sort of available in that competition. But of course, it means that the nuclear power industry has to improve a lot in order to survive in the competition, and that's just driven by economic forces. But it's not be 100% wind power. We have still hydropower, for example, and then a smaller part, perhaps it's more local, is photovoltaics, but that is coming also smaller scale and of course during summer times. But in a sense, we
we use solar power also in the future for district heating, because when we use the warm water from the sea, that is warmed by the sun. Thank you. Next question. You foresee a great increase in electricity demand, but do you also see a growth in the flexibility and demand side response as well? Yes, that's one of the key areas. So flexibility wherever you can get it. Flexibility from generation, flexibility from demand, storage, and then international trade. This is how we can balance the system in Finland, and I think all the countries are looking at the same possibilities. And as I said, that Finland is quite a lot electrified today, and especially that goes to heating, which means that there is potential for flexibility. But in demand side, if we think about combining flexibility and wind power, it's normally not sort of so fast flexibility that you need, but it's the question that where do we get our electricity when the wind is not blowing? And normally that's not just some hours or so forth. So that is the biggest problem or question for Finland, which we have to solve. How do we get our electricity when the wind is not blowing in Finland? Thank you. And last question I see from my screen, and it's next. Noting the large wind power development in Finland, can we expect large price differences between Finland and Estonia? And if so, would Estlink 3 be the solution? Yeah, that's a very, very good question. And because there are so many uncertainties at the moment regarding the demand and supply balance, because this wind power investments, I said 70,000 megawatts, the investors are not going to do the investments unless there is demand to take that generation. So we have to see how the balance is developing, and then see how the balance is developing in all the countries around the Baltic Sea, and then see what are the interconnections that are needed. But I know that Estlink 3 is pretty much discussed in many scenarios today. And if we see that we will need Estlink 3, I'm sure that Taavi will take it, and we can take the initiative to start that project. It's not a problem. But they are very expensive projects, so we have to see that we are going to spend our money in the right way. Thank you. Probably we end the question and the answers right now. Thank you again, Jukka Ruusunen, for excellent presentations and deep answers. Thank you for participating in our conference. And with that, I actually give now floor back to Taavi. Taavi, mõned märkused, mõtted, tähelepanekud. Thank you from my side as well, Jukka. It's excellent presentation as always. Thank you, Taavi. Thank you. Take care. Goodbye. Bye. Take care. Ma võtaksin omalt poolt tänase konverentsi kokku, et kõigepealt tahaksin ka tänada nii Jukat kui Toori nende ettekannete eest ja kindlasti, mis on eriti suurt headmeelt tekitav, on ju see, et kui kõiki neid kolme ettekannet vaadata, siis nii Euroopa Komisjoni, Soome põhivõrgu kui ka meie varustuskindluse aruande kokkuvõtet, et siis tegelikult Euroopa Energia Community räägib üsna ühel häälel ja mõtleb üsna ühtemoodi, et need märksõnad, ühtne turg, ühtne võrk, varustuskindlus kliimaneutraalsel moel, digitaalsete tööriistade toel, et see on see mõtteviis ja kui suhelda teiste Euroopa süsteemihalduritega, regulaatoritega, siis mulle tundub, et see mõtteviis on üha enam sarnane, et olles ka nüüd 11 aastat selles üsna tihedalt läbivas seltskonnas olnud, siis sellist mõtteviisi homogeensust
lähtuvalt roheleppest, lähtuvalt rahvuslikest energia- ja kliimaplaanidest võib-olla ei olegi varem olnud, et kas või kui me räägime sellest, et võrgu areng regioonis, siis tundub, et alates Saksamaalt kuni lõpetades Soomega on päris ka lai konsensus, et kui on heaks kiidetud nii Euroopa Komisjoni avamere tuuleenergia strateegia kui ka Läänemere ümber olevad valitsused läbi oma siis vastavate ministeeriumite on poliitiliselt deklareerinud vajadust Läänemere avamere tuulevõimsusi koos arendada, et seal on lai konsensus, et jah, me peaksime vaatama 10-aastase võrgu arengukava vaates 2022 nii maismaa kui merevõimsusi koos. Ehk et kokkuvõtvalt, mis ma tahan öelda, et kindlasti järgmise kümnendi kõige suurem väljakutse süsteemse riski maandamise vaates on Balti elektrisüsteemi desünkroniseerimine Venemaast. Me panustame sinna palju ja kindlasti see nii võrgu tootmise kui turu vaates toob kaasa suuri muutusi. Teiseks kindlasti, et meil on olemas ja tagatud varustuskindlus tänase teadmise kohaselt vähemalt kuni 2030. aastani nii turupõhises käsitluses kui ka kriisistsenaariumite korral. Ja kindlasti me oleme valmis, kui olukord muutub, sekkuma, aga me ei taha sekkuda liiga kiiresti, me ei taha tekitada täiendavat koormust tarbijale läbi siis selle, et maksta kinni tootmisseadmete olemasolu, mis turupõhiselt ei ole tasuvad. Ja kõige viimaseks olgu öeldud, et kindlasti kõik ka head mõtted ja ideed, olgu see siis läbi erinevate Eleringi juures käivate nõukodade, on see siis turu, kliendi või taastuvenergia nõukojad, et kindlasti kõik head mõtted ja ideed, kuidas veel koos saaks tegutsedes paremini tagada, et kõige kiiremini me suudaksime Eesti energiasektori dekarboniseerida, seda tehes kõige optimaalsemal, majanduslikus mõttes kõige optimaalsemal moel ja samas tagades tarbijate varustuskindluse, siis kõik head ideed on teretulnud ja Elering on alati avatud seda tüüpi aruteludeks. Aitäh! Aitäh, Taavi! Käesolevaga tundub, et me oleme selle varustuskindluse konverentsiga ühele poole saanud. Veel kord tänan kõiki kuulamast, vaatamast. Nagu ikka, nagu ka eelnevate webinaride puhul on võimalik seda kõike järgi vaadata Eleringi koduleheküljel varustuskindluse konverentsi alt. Ehk siis tehnilisemad webinaride sisu kui ka selle konverentsi sisu on järgi vaadatav ja kindlasti kasutage seda võimalust, kui jäid mõned küsimused ülesse. Ja oli ka mingi mõte siin, et juhul kui mõned küsimused jäid vastuseta, et siis võib-olla Twitteri keskkonnas või kuskil mujal leiame lahenduse, et vastame ka nendele küsimustele. Suur tänu kuulamast ja järgmise korrani. Aitäh teile!